Tere õhtust, head spordisõbrad! Tere õhtust! Meil on hea meel tervitada teid siit suvisest ja päikeselisest Saaremaa golfikeskusest, kus siis tõepoolest on aset leidmas Estonian Amateur Open. Tegemist on küll amatööride võistlusega, kuid omad profid on ka siin, kes siis võistlevad väljaspool arvestust. Kohal on ligi 100 sportlast, nii et päris suured võistlused. Ja, et kui ma selle nimekirja siin ette võtan, siis tegelikult tõepoolest isegi Tartu Ülikooli Rocki endine peatreener Indrek Visnapuu on siin kirjas ja näeme siis kindlasti ka tänases saates, milliseid lööke siis tuntud korvpallitreener harrastab ja loomulikult Gunnar Kobin, näiteks Ekspress Grupi juhatuse liige ja mitmed teised väga professionaalsed mängijad on ka siin kirjas. Jah, et kahtlemata golfisõpradele kindlasti kõige tuntum nimi on Mark Suursalu, nii et vaatame, mis siin saab, aga tänases saates ei ole golf ainuke teema. Et räägime ka kahtlemata jalgpallist, lõppesid ju Euroopa meistrivõistlused jalgpallis ning Eestis käivad hetkel U19 Euroopa meistrivõistlused. Jah, ja kuna teatavasti Eesti jalgpalli isa Aivar Pohlak elab siin samas Kuressaares, siis kindlasti lähme ka temale külla ja vaatame, mida tema arvab nii lõppenud Euroopa meistrivõistlustest kui ka U19 Euroopa meistrivõistlustest, mis aset leiavad siis nii Rakveres, Haapsalus kui Tallinnas. Jah, aga saate esimese poole täidab siiski golf. Aga ennem kui me selle Estonian Amateur Openi võistluse juurde jõuame, oleks paslik meil ikkagi tegelikult natukene ka golfi ABC-d meelde tuletada ja mis muud kui proovime ära, mis mänguga tegemist on. Just nii. Nii, võib-olla alustaks siis sellest asendist, et kuidas üleüldse peaks siis seisma selle golfikepiga? Just, et kõigepealt räägime siis hoidest, et siin kepil on selline kummist osa ehk gripp ja kuidas need käed siia peale tulevad. Kui tegemist on paremakäeliste mängijatega, siis vasak käsi tuleb ülesse poole, siia selle otsa lähedale ja parem käsi allapoole. Just. Ja need käed on omavahel siis selliselt seotud, et vasaku käe nimetissõrm ja parema käe väike sõrm siis seovad. Just. Et oluline on see, et need käed oleks üksteisel lähedal. Siis see kepp läheb maha selliselt, et need triibud, mis siin kepi laba peal on maaga paralleelselt. Enam-vähem õlgade laiune harkseis, põlvedest kergelt alla. Just, põlgest siis kerge kumerdus sees. Ja ülakehast kallutame ennast ette niimoodi, et tagumik tuleb natuke taha ja rind ette. Et selline on siis see golfi asend. Hästi ebamugav alguses, aga toimib. Ja siis liigutus näeb välja selline, et ma näitan siit ühe löögi ette. Et sihtmärgi suhtes ollakse golfis siis küljega. Ja kui ma tahan lüüa sinna lipu peale, siis keha ja kepp on küljega selle sihtmärgi suunas. On hoie, samamoodi põlvist kõverdatud. Ja kepp liigub siis üles ja alla. Ja pole paha, lendas oma 100 meetrit ära peaga. No nii, aga nüüd ma peaksin siis proovima selle asendi sisse võtta, jah? Ja, väga hea. Nii, need käed on siin gripi peal. Just, ja põlvedest natuke alla. Hästi. Ja nüüd te näete, Jaan teeb oma ajaloolise esimese golfilöögi. Võib-olla siit sünnib kunagi ka Eesti meistrivõistluste mängija. Ilus. Ja uskumatu. Super. Üle 100 meetri. Väga hea. Ja veel parem kui Jaanil. Tubli lend, aga ikka alla 100. Üldiselt on 2 tulevast profisportlast peale kasvamas, nii et Eesti golfi tuleviku pärast muretsema ei pea. Mis te arvate, kas võib olla algaja õnn või kuidas meil esimene kord kohe nii hästi hakkas minema? Ei, siin on ikka annet ka. Kui raskeks sa muidu sellist punkrit pead löögi suhtes, et kuidas siit välja saada on? Tegelikkuses ei ole see üldse keeruline. See on samamoodi nagu kõigega vajab natuke harjutamist. Aga kuna punkrilöök on ainuke löök golfis, kus tegelikkuses ei lööda palli, vaid palli alt läbi, siis õige kogu see liiva nii-öelda kaasa võtmisel saab selle palli väga lihtsalt siit ka ühe löögiga välja. Ja siis löök näeb välja selline. Et siit nii ilusat liiva lendamise efekti ei saa täna kui kuiva liivaga, aga põhimõtteliselt pärast sellist lööki tavaliselt ma olen näinud, et plaksutatakse. Võib plaksutada küll, et kui see pall lendab sinna greeni peale, siis tõesti oli väga hea löök.
Niisiis, nüüd on meil suurepärane võimalus teha ka selline väikene eksperiment, et kuna me juba uhkustasime, et me oskame greeni peal lüüa, siis Mari Suursalu, Eesti ainukene professionaalne naismängija on meil vastas ja vaatame siis, kuidas spordisõpradel läheb. Ja, et ma kõigepealt näitaksin siis uuesti selle asendi ja hoida ära, et nüüd see on natukene teistmoodi kui pikal löögil. Et asend on siis selliselt, et pall on põhimõtteliselt vasaku silmaga kohakuti, ehk et ta ei ole asendi suhtes täpselt keskel, aga ta on vasaku silmaga kohakuti, mis tähendab, et jälle ülakehast me peame ette kummardama. Putter tuleb palli taha ja nüüd see liigutus on nagu kellapendel, õlgadest liigub see kepp. Et enam ei ole nii palju hoogu vaja, enam ei ole vaja, et alakeha teeks tööd, aga käed, õlad ja see kolmnurk, mis siin moodustub, randmed jäävad täiesti paigale, liiguvad koos nagu kellapendel. Et puttamise puhul on siis eesmärk saada see pall veerema võimalikult lihtsalt, et siin ta ei tõuse õhku. Ja välja näeb see siis selliselt. Päris napid läks. Nagu veendusite, siis mina seda oskan, aga Jaan peab veel natuke harjutama. Tuleb harjutada, aga miks mitte? Mulle see sport juba täitsa meeldib. Ja augustis toimuvad Eesti meistrivõistlusteni on veel aega ka, nii et jõuate ka puulöögid ja kõik muud elemendid vahepeal kiiresti omandada. Ja. Aga nüüd on meil hea meel, et Eesti ainukene professionaalne golfimängija on ka koos meiega ja mis siis vahe on amatöörmängijatel ja profimängijatel? Profidel on ikkagi see löögivalik hoopis teine, mis amatööridel, et profidel ei valmista mingisugust probleemi liivast välja lüüa, metsast välja lüüa palli kõrgele, madalale, pinti vasakule, paremale, et suudavad ikkagist nagu väga keerulistest olukordadest ka välja tulla. Millises seisus üldse sinu meelest Eesti golf hetkel on, et siin on nüüd ligi 100 võistlejat kohal, aga amatöörid, et kuidas on, et kas golf on tõusuteel? Jah, ma ütleks küll, et golf on tõusuteel, et kui vaadata juba, kui palju inimesi käib green cardil, kui paljud inimesed nagu on mingit moodi golfiga kokku puutunud ja Estonian Amateur Open on ka ikkagist iga aasta nagu kasvanud, et tulevad soomlased siia, tulevad sakslased, ja veel on moodustatud poiste ja tüdrukute koondis, et nüüd käib ikkagist nagu korralik töö ja eks paari aasta pärast ole näha, mis seisus me siis oleme. Teatavasti golf on 2016 aastal olümpiamängudel kavas, et on sul ka Rio de Janeiro plaane? Jah, kindlasti, et selleks oleks vaja profide maailma rankingus kusagil 200 sees olla, et kindlasti mul on eesmärk võimalikult kõrgele selles rankingus jõuda ja see siis tagaks ka koha olümpial. Ehk teisisõnu, sinu, ütleme siis sportlikud eesmärgid, ambitsioonid on päris kõrged tegelikult. Jah, selles mõttes ma olen küll viimasel ajal või viimaste aastate jooksul üks väheseid, kes tõesti üritab kuskil jõuda ja teeb selle nimel nagu iga päev tööd, et eks vaatame, kuhu ma välja jõuan, aga eesmärk on jah, kõige suuremaid turniire mängida. Mind huvitab veel see ka, et meie alustasime täna siin, me ei ole enne mänginud golfi, aga kuidas sina alustasid, kuidas sina golfini jõudsid? No mul isa mängis ja alguses ma käisin lihtsalt temaga kaasas, korjasin veest palle, müüsin isa sõpradele. Otseselt nagu väga suurt huvi ei tekitanudki, aga siis proovisin mõned löögid ja siis sellest alates olengi kõik oma suved golfväljakul veetnud. Aga milline oleks sinu sõnum võib-olla spordisõpradele, et miks peaks üks spordisõber valima golfi? Et me nägime siin näiteks Indrek Visnaput, kes on teada-tuntud korvpallitreener, aga on valinud ka golfi oma tegelikult selle meelisharrastuseks praegu. No, eks igal ühel ole omad eesmärgid, aga golfimäng on ikkagist nagu väga hea meelelahutus ja see on ikkagist nagu individuaalne, et paned ennast proovile, paned oma
oma oskused proovile ja selles mõttes seda on võimalik harrastada väikestel lastel, pensionäridel, et seda saab kogu perega teha. Aga nüüd me oleme tõesti üles leidnud siis Indrek Visnapuu, tuntud korvpallitreeneri, kes on siis valinud ka golfi üheks oma meelisharrastuseks. Et Indrek, mis selles golfis on siis sellist erilist, et miks sa golfiga tegeled? Mina vajan väljakutseid selles mõttes igas oma tegemises ja ma arvan, et golf on just selline mäng, mis pakub nagu väljakutseid, et sa tegelikult nagu, sul on see pisikene pall ja siis see loodus ümberringi ja sa pead selle palli sinna auku saama, aga iga kord sul see löök võib erinev tulla ja siis sul on mingisugused numbrid ette antud, mis arvuga sa nagu peaks saama ja siis sa kogu aeg paned ennast proovile, et ma arvan, et see on just see, mille pärast ma seda nii väga armastan. Kaua sa juba golfiga tegelenud oled, et niimoodi tõsiselt? No selles mõttes, et kui ma hakkasin, siis ma hakkasingi suhteliselt kohe üsna tõsiselt, ja mul läheb nüüd seitsmes aasta läheb, et alustuseks nii kummaline kui see ka ei ole, et minu esimene golfikogemus oli kohe 18 rada golfi, et ma olin sõpradel, käisin Londonis külas ja nad viisid mu golfiväljakule ja seal oli nagu selline pay and play rada, et läksid peale ja mängisin kohe 18 rada, et siis tulin tagasi ja järgmine nädalavahetus tegin Eestis green card'i ja nii ta nüüd siis 7 aastat käinud ongi suvel. No kindlasti paljud vaatajad ehmatasid ära, kui nägid, et Indrek on mulle sellise habeme ette kasvatanud, et oled sa natuke ebausklik ka või kuidas siis sellise habemega nüüd? Ei, see on puhas laiskus, puhas laiskus, et siis kui kadus ära see hetk, et pidid nagu teleriekraanil ja rahva seas rohkem liikuma, et siis tuli laiskus peale. Okei, aga kui palju sa üldse nagu korvpalliga veel seotud oled, et on sul tulevikus ikkagi plaanid korvpallis suured? No ikka, et ega nagu hingest asju välja nii lihtsalt ei saa, et kui nad sul hinges on ja tahaks ikka sügisest korvpallialaselt ikka uuesti ametis olla, et praegu midagi siin terendab, aga lõplikke kokkuleppeid ei ole veel, et ei hakka ette ruttama. Aga kuidas hetkel on? Võtame tänase päeva, et kumb rohkem südames on siis, kas korvpall või golf, et kui sa siin golfiväljakul oled, et golf on ka vist päris südamelähedaseks saanud? Jaa, aga see on ikkagi teistmoodi, ütleme, et kui visata õhku mingisugune küsimus, et kui Eestis oleks võimalik nagu 12 kuud golfi mängida, et siis läheks võib-olla keeruliseks, siis peab hakkama mõtlema, et kuidas nagu aega jaotada, aga kuna Eestis on ikka golfi saab mängida nagu suhteliselt lühikese perioodi ja selles mõttes mulle ju hästi sobitub, et korvpallis kuumad ajad on, ütleme, seal augustist mai lõpuni ja golfis kuumad ajad on juuni-juuli, et selles mõttes nagu saab aega jagada. Oled sa siin nüüd jälginud viimaseid tehinguid, mis siin Eesti korvpallis on toimunud, et siin Rakvere on suuri sõnu teinud, et mis mängijaid tahab saada ja Tartu ja Kalev on nüüd päris hästi ennast komplekteerinud, et oled sa jälginud seda? Ja loomulikult ma uudistega olen ikka kursis ja eks ma ju liigun sellises seltskonnas, kus korvpallist palju räägitakse, et eks ma asjadega olen kursis ikka, et ega ma kaugeks ei ole jäänud. Kui palju selles seltskonnas nagu golfist räägitakse, et kas oled sellise golfi pisiku süstinud ka teistesse selliste avaliku elu tegelastesse? No see on nii ja naa, mõni mees aasib, lõõbib kõvasti ja ise pole väljakule jõudnud, et selles mõttes eelarvamusi on golfi suhtes, ma arvan, päris palju, aga mina ütlen kohe julgelt, et kui sa ise lähed väljakule, et need, ma arvan, kaovad suhteliselt kiiresti, et vanade inimeste mäng, rikaste inimeste mäng ja kõik sellised asjad, et tegelikult ei ole nii. Lõpetuseks võib-olla sa oskad öelda ka spordisõpradele sellise sõnumi kehakultuurlasena, sest tegelikult minule kehakultuurlasena tundub see, et see on üks parimaid spordiharrastusi sellepärast, et mõnikord võib sport ka eluohtlik olla, aga näiteks golfi juures just vastupidi, see liikumine on ju ülimalt tervislik igas mõttes. Ja selles suhtes kindlasti tervise spordina on ta, ma arvan, ülihea. Sa oled
4,5, vahel 5 tundi, okei, mõnikord mängid lühemalt selle ringi, aga sa oled ju värskes õhus kogu aeg ja teine asi, sa kogu aeg liigutad nii-öelda, üks asi on kõndimine, teine asi on nii-öelda kere liigutamine selle löögi käigus, nii et sa hoiad oma lihased toonuses ja kopsud ka, et ja siis kui nii-öelda kes otsib sellist, kuidas ma siis ütlen, kehakaalu teemat, siis see on kõige parem pulsisagedus, kui sa siin golfiväljakul ringi liigud, seal kuskil 100-120 seal vahemikus pulsisagedusega kõige paremini nii-öelda rasvad kaovad ära. Estonian Amateur Open 2012 golfivõistluse lõpp osutus ülipõnevaks ning võitjad selgusid alles 18. ehk viimase raja viimaste löökidega. Naiste arvestuses võttis oma esimese suure amatöörvõistluse võidu Leena Makkonen ning meeste arvestuses läks võitja väljaselgitamiseks vaja koguni play-offi ehk viimase 18. raja uuesti läbimist. Just sellise löögiga võttis meeste arvestuses võidu soomlane Teemu Toivonen, edestases kaasmaalast Jani Hiedaneni kõige napimalt. Tegemist oli ka Toivoneni esimese sedalaadse võiduga. Aga me jätkame siis spordisõprade saadet nüüd jalgpalli teemal ja meil on hea meel tervitada stuudios Eesti Jalgpalliliidu presidenti Aivar Pohlakut. Tere õhtust! No Aivar, kas sa nõustud minuga, et Hispaania valitseb praegust Euroopa jalgpalli nii klubide kui ka riikide tasandil? Jah, ma olen põhimõtteliselt sellega päri ja ühelt poolt on mõistagi selle tõestuseks 3 järjestikust suurturniiri võitu, 2 Euroopa meistritiitlit ja 1 maailmameistritiitel, aga veelgi enam tõestab seda siiski, kui vaadata mängu sisu ja mängu olemust, et neil on kõige paremini õnnestunud ühendada 3 erinevat tasandit, siis füüsiline valmidus, tehnilis-taktikaline arusaam ja mõistus, ehk siis tegelikult kogu selle asja taga on tarkus ikkagi, et kui sa vaatasid Hispaania koondise mängu kas või seal viimasel EM-finaalturniiril, siis põhiline, mis neid ikkagi ühendab, on see, et 11 meest mõtlevad kogu aeg mänguga kaasa ja mõtlevad, mida nad tahavad saada, et nad ei keskendu mitte üksikutele olukordadele, vaid ikkagi kogu sellele mängu kontseptsioonile ja mängupildile, et see on väga vaimne jalgpall, mida nad mängivad ja see teeb selles mõttes nagu kadedaks, et see on see nišš tegelikult, kuhu Eesti tahaks nagu jõuda, et see tarkus võiks olla meie edu alus, et Hispaania on natukene siin nüüd, nii naljaga poolest kõnelda, nagu meie eest nagu ruumi ära võtnud. Kui nüüd tagasi vaadata lõppenud EM-ile Poolas Ukrainas, et kuidas sellega rahule jäid, et finaal oli üpris ühepoolne, et finaaliga vist päris rahule ei saanud jääda, aga turniiriga, kuidas sa vaatasid seda? No mina olin rahule ka finaaliga, kuigi tõesti, et ma olin siis kohapeal Kiievis ja peale mängu suheldes erinevate jalgpalli tegelinskitega, siis ütleme 2/3 olid rahul finaaliga või väga rahul isegi ja 1/3 oli siis nagu rahulolematud just nimelt sellepärast, et see oli nagu ühte auku, aga minu arust Hispaania, kuidas ta mängis Itaalia üle, oli väga nauditav, et ja 4 väravat finaalis on ka suhteliselt ikkagi haruldane. Mainisid juba U19 EM-i, et kuidas sa rahul oled jäänud algusega? Väga raske alagrupp kahtlemata, Portugal, Kreeka, Hispaania, aga kuidas sa oled rahule jäänud? No absoluutselt, ma läheneksin sellele turniiril ikkagi nagu 3 aspektist, et üks on sportlik pool, teine on organisatoorne pool ja 3 on selline publiku huvi pool ja kõlab nagu võib-olla isegi nagu nõmedalt, aga see sportlik pool on paraku kõige vähem olulisem selle juures, sellepärast, et me astume esimest sammu. Kahtlemata ma tahaks, et meie meeskond tuleks Euroopa meistriks või võidaks või tuleks 3. pääseks maailmameistrivõistluste finaalturniirile, aga see on ikkagi esimesed sammud, esimesed kogemused ja seda on palju loota. Aga selleks, et esimestele sammudele tuleks järgneksid teised, on palju olulisem see ja ma võtan täie vastutuse kinnitada, et see ka igasuguste turniiride saamise juures on palju olulisem sellest, kuidas meie koondis mängib, on see, et kuidas meil see turniir organiseeritud on ja kui palju käib pealtvaatajaid. Ma arvan, ma võin täna seda öelda, et jalgpalli juhatus, kui pani paika EM-finaalturniiri kontseptsiooni, siis panime paika ka pealtvaatajate arvu, mida me tahaksime nagu näha ja see arv 30 000
panime selle 30 000 ja me ütlesime endale, et see saab olema päris raske täita. Ja nüüd on üsna selge, et 3. alagruppide mängupäeva lõpuks võiks see 30 000 pigem on täis, kui ei ole. Ja kui nüüd ikkagi läheb väga hästi, siis tuleb 40 või pigem isegi 50 000 inimest ja see saab olema ikkagi väga tõsine kaart koos siis sellega, et ka organisatoorselt on olnud kõik väga hästi selleks, et saada endale tulevikus teisi analoogseid või juba veel kõvemaid turniire ja järgmisel nädalal on siia oodata väga kõrgeid külalisi UEFA-st, kes tulevad just nimelt selle positiivse noodi pealt vaatama, et pagan, mis siis nüüd seal Eestis õigupoolest toimub, et nii väike riik ja rahvast nii palju. No minul igal juhul on jäänud küll kõlama alati, kui eestlased midagi korraldavad, on siis Otepää maailmakarikaetapp murdusuusatamises või on see junioride kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused, mis olid siin eelmine aasta või on nüüd siis U19 Euroopa meistrivõistlused jalgpallis, et eestlased oskavad korraldada selliseid asju ja nüüd on siis võib-olla küsimus ainult, et what next, et võib-olla tõesti, kui näiteks Soome ja Eesti koos tahaksid korraldada mingisugust suurturniiri, miks mitte täiskasvanute hulgas, et pead sa seda tõenäoliseks? No kõigepealt tulles tagasi sinu eestlaste korraldamise oskuse juurde, et me oleme tegusad, eks ole, eestlane on tegus, et see on üks meie elus püsimise põhjus, see on üks põhjuseid, miks me oleme ikkagi täna Mandri-Euroopa kõige väiksem rahvusriik, me oleme tegusad, aga kui nüüd su küsimuse teise poole juurde tulla, siis selle Soome variandi ma siiski heidaks kõrvale. Teine võimalus oleks EM-finaalturniir Läänemere mängudena. Ehk siis turniir, kus oleks 2 korraldajamaad, aga korraldajalinnu rohkem. Et see võiks olla siis a la Stockholm, Tallinn, Sankt-Peterburg, Helsingi, Turku, Mariehamn ja võib-olla veel midagi mere ääres, et Rootsi poole pealt, kus oleks siis 2 võistkonda, ütleme näiteks, et Eesti ja Soome oleks korraldajamaad ja Stockholm ja Sankt-Peterburg oleks siis nii-öelda linnadena osaleksid ja 24 võistkonna hulka, tõenäoliselt Venemaa ja Rootsi peaksid enam-vähem alati pääsema niigi. Et see on selline kontseptsioonina, ma võib-olla seda lobisen nüüd esimest korda välja, aga see kontseptsioon on meil olemas, see on välja töötatud. Kontseptsioon on võib-olla ainus, mis võiks töötada. Ja selle kontseptsiooni osa oleks siis ujuvad hotellid, laevad Turu, Helsingi, Mariehamni, Stockholmi, Sankt-Peterburg ja Tallinna vahel. Et mis oleks nagu tegelikult ka meeletu kultuurisündmus tegelikult ja väga eriline, et sellisena võiks see töötada, kuigi ülikeeruline oleks seda kahtlemata ka ikkagi realiseerida. Aga kolmanda ehk siis kõige reaalsema suurturniiri või suurmängu organiseerimise variandina ma pean siiski kas Euroopa Liiga finaali või Euroopa Supercupi finaali, et ma arvan, Supercupi finaal on siis see, mis meistrite liiga võitja, Euroopa Liiga võitja augusti lõpus mängivad. See klimaatiliselt sobiks meile kõige paremini, ideaalne augusti viimane reede õhtu, kui seda mängitakse ja meistrite liiga võitja, Euroopa Liiga võitja siis Tallinna, see oleks ikka nagu mega sündmus. Siit turniiri jutu pealt ma tegelikult läheks viimase ühe sellise põnevama teema peale, et UEFA või FIFA on nüüd ära kiitnud heaks selle tehnoloogia kasutamise. Et mis sa sellest arvad, et läheb mäng paremaks? Mäng nüüd vaevalt, et paremaks läheb, et okei, et kui millegi poolt nüüd kuidagi peab olema ilmtingimata, siis okei, see väravane tehnoloogia võib ju olla. Aga õnneks on ka minu arvates see mäng peab sisaldama endas ikkagi inimliku vea võimalust, eks ole. Et on öeldud õnneks sellepärast siis ka seda, et sellest tehnoloogiast sammu enam edasi ei tehta. Aga väga lihtne on seda tehnoloogiat ju, seda ka väraline tehnoloogiat rünnata, et kui praegu oleks EM-il olnud väravajoone tehnoloogia kasutus, mis oleks juhtunud? Ukraina kasuks oleks loetud ära ebaõiglane värav, sellepärast, et selle rünnaku all oli kõigepealt suluseis, eks ole. Ehk siis üks inimlik viga, ühte inimlikku viga sai parandada teine inimlik viga juhuslikult, eks ole, küll läks see nii, aga kui oleks tehnoloogia olnud, oleks Ukraina saanud ebaõiglase värava, eks ole. Nii et nende asjadega nagu kahte pidi, et mina ei oleks seda väravajoone tehnoloogiat mängu toonud, kuigi ma ütlen, et mind paneb imestama, kuidas too joonekohtunik, väravatagune kohtunik ei näinud seda, et see pall üles, ta oli ju ideaalses kehalises poosis, ta oli keskendunud selle väravajoonele, millele ta mõtles või magas ta lihtsalt tõesti enda sees selle õige hetke maha ja tegelikult ausalt öeldes 3 sekundit hiljem seal öelda juba, et oli värav. Kui see mäng on juba 3 sekundiga, see pall oli tõenäoliselt kuskil seal juba kaugemal, eks ole, on ikkagi nagu väga keeruline. Eriti irooniline, et just Inglismaa mängus ikkagi jutuks jälle tuli. Jah, ega see kohtunik seal selle hetkega ei suutnud välja mõelda seda, et nüüd on vaja Inglismaa kasuks ära lugeda, kuna nende kahjuks on, või mitte lugeda, eks ole, kuna nende kahjuks on jäetud lugemata kordi, et
üks on oluline, ütleme, kui ma oleks olnud UEFA või FIFA täitekomitee liige, oleks olnud see hääletamine ja ma selgelt näen, et enamus kaldub teisele poole, siis ma tõenäoliselt ei oleks isegi vaidlema hakanud, oleks oma seisukoha küll välja öelnud, aga öelnud et kui mass oleks selle poolt, oleks tulnud selle kaasa, aga nagu selliste üldisemate asjade, videokorduste, taoliste asjade vastu ma oleks ikka hakanud juba ka jõulisemalt argumenteerima, sellepärast et see inimlik viga on selle mängu osas. Mõtle kas või nüüd, kui palju artikleid jäänuks kirjutamata, kui kõik asjad või jääks üldse kirjutamata, kui oleks inimlikku viga, et iga mängu järel on ju osa teemasid, mida käsitletakse, on mänguga seotud ja osa on siis seda, et kas nüüd kohtunik eksis, ei eksinud, kas oli viga või olnud, kas oli värav või olnud, kas oli punane kaart või ei olnud, eks ole. Et kui seda hakkab robot nii-öelda määrama, siis maailm muutub nii kiiresti steriilseks ju, et veel kord, et see läänemaailm üritab seda miinuspoolt kogu aeg nagu redutseerida ja vähendada miinuspoolt, aga sellega vähendatakse ka plusspoolt. Need asjad on omavahel seoses. Plusspool on alati nii suur, kui võib olla miinuspool ja see on nagu paratamatu. Inimlikku viga ei tohi ära kaotada. Oleks ka jube, kui igat sellist suluseisu olukorda, igat väikest kõksu hakatakse üle vaatama, et see videokorduste kasutamine minu silmis tõmbaks ka seda tempot niivõrd palju alla ja ta ei ole õige ikkagi, aga samas selle joonetehnoloogia koha pealt ma ütlen küll, et hea on, kui kasutusele võetakse, et ta just see Ukraina värav, mis sa mainisid, see oleks jah olnud väga mööda, aga samas on olnud ju teisi olukordi, näiteks 2010, kui Saksamaa veerandfinaalis Inglismaa vastu pääses sellisest olukorrast, nii et tähtsatel hetkedel vahel on vaja. Suudame nüüd värava ära fikseerida ja sellega on kõik hästi, aga väga palju spordisõbrad ikkagi räägivad mängu järgselt ja ka tegelikult kommentaatorid päevast päeva ainult sellest, et kuidas ikkagi simuleeritakse mängu ajal üks või teine pool. Ja ma tean, et Aivar ikkagi on öelnud ka varem selle välja, et see on tegelikult ikkagi kuidagi inimese loomuses ja see on inimlik, et see simuleerimine tuleb tegelikult iseenesest. No absoluutselt ja samal ajal minu arust see roll on kahanenud. See roll on kahanenud selliseid nagu, ma ei tea, 70-ndate lõpu või 80-ndate alguse Argentiina või isegi 80-ndate Argentiina äkki, et selliseid asju võib nagu väga ei ole, et tegelikult mõtle, mis oli Hispaania maine aastat 15-16 tagasi, 14-15-16 tagasi. Hispaanlased olid samamoodi simuleerijate mainega. Mis nad on täna? Nad mängivad ise, eks ole. Et see jalgpalli nagu, see kultuur on muutunud tegelikult ikkagi aga jällegi see on nagu inimese areng, inimese elu osa ja sellepärast see peab selliselt nagu minema, et kui nad mingil hetkel arvavad, et simuleerimisega edu saavutada, las nad siis proovivad, eks ole. Aga tänase sellise saate lõpetuseks ma arvan, me võiksime ikkagi teha ühe väikse üleskutse spordisõpradele, et suurepärane võimalus on ikkagi nendel päevadel Eestis näha U19 Euroopa meistrite finaalturniiri oma silmaga. Ja tõepoolest siis küll mitte Kuressaares, aga siis Haapsalus, Rakveres ja Tallinnas on võimalus oma silmaga näha, et kuidas kõlaks siis Aivar Pohlaku võib-olla üleskutse spordisõpradele, et kõik mänge vaatama? Ma arvan küll. Kõigepealt 12. juulil 2 poolfinaali mõlemad A. Le Coq Arenal ja seejärel finaal pühapäeval 15. juulil samuti A. Le Coq Arenal. No vot, nii et spordisõbrad siis kindlasti leiavad omale need piletid, mis ei maksa sugugi palju, eks, et igaüks suudab selle ära osta ja näeme siis juba staadionil. Aga selle nädalasest spordisõprade saatest jääb kahtlemata õhku kõlama päris mitu Aivar Pohlaku mõtet, mis siis ka minu jaoks olid uus asi, et näiteks see, et Läänemere riigid võiksid ühisjõuna tõesti mõne suure võistluse korraldada. Kindlasti see oli üllatav meile paljudel, nagu ta ütles, et ta hõikab selle välja ja muidugi ka selline üldine U19 jalgpalli teema juttki oli päris huvitav tema poolt, aga minu jaoks tänane saade ikkagi oli selline, et hõikas inimestele, tulge värske õhuga, et minge liikuma, et tehke tervisesporti, mida meie golfi osa tegelikult nagu näitas, et kõik võivad seda teha. Absoluutselt ja meie siit Saaremaalt kahtlemata saime omale selle golfi pisiku. Järgmine samm on siis see, et teeme ära green cardid. Kindlasti see protseduur ei ole mingisugune väga pikk, vaid see jõuab ka siis spordisõpradeni ja siis, kui meie oleme need ära teinud, saavad ka teised teada, kuivõrd lihtne see tegelikult on ja kuivõrd huvitav mäng on golf, sest et golf kindlasti järgnevates saadetes palju kajastust leiab, aga järgmises saates leiab kajastust kindlasti Tour de France. Me ei saa sellest üle ega ümber, sest et Rein Taaramäe on tegemas seal ikkagi suuri tegusid. Vaieldamatult Rein Taaramäe on praegu superhoos.
kui arvestada, kui noore mehega on alles tegemist ja aastad on veel ees, kus ta Tour de France'is võib suuremaid tegusid teha kui praegu, siis hetkeseis on võimas ja kahtlemata tuleb juttu ka U19 EM-ist, mis siis järgmine nädal leiab oma kulminatsiooni. Ja kindlasti, kuna olümpiamängud on lähenemas, siis ei saa me üle ega ümber olümpiamängudest. Eesti olümpiakoondis on nüüd siis kinnitatud ja kui vaadata seda nimekirja, kes siis Londonisse sõidavad, eesotsas tegelikult Kaia Kanepi, Nikolai Novosjolovi, Heiki Nabi, Martin Padari, Gert Kanteriga, pluss veel purjetajad ja sõudjad, siis ma saan siin tegelikult koguni 7 potentsiaalset sellist medali nõudlejat. Selge see, et nad ei ole mingisugused suured favoriidid seal, välja arvatud võib-olla Gert Kanter ja Novosjolov, aga sellegipoolest, miks mitte? Kui Novosjolovist muidugi rääkida, siis Eesti meistrivõistlused olid nädalavahetusel ja Novosjolov tegelikult suhteliselt napilt võitis selle meistritiitli, et vaid 1 torkega, aga ma usun, et mees teab, mida ta teeb ja jõuab olümpial kindlasti kõrgesse mängu. Ajastab vormi ja see Eesti meistrivõistlused, ma usun, seal vahepeal oli selline paras proovikivi. Aga igal juhul siis spordisõpradele soovituseks, et kindlasti minge värskesse õhku, hakake golfi mängima ja kohtume siis juba järgmisel esmaspäeval kell 21.35. Head õhtut! Nägemist!